Tere! Minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervist lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, et inimesed nimetavad ennast sageli laisaks, isegi siis, kui tegelik põhjus on hoopis väsimus, stress või hirm ebaõnnestumise ees. Aga mis siis, kui sa tahad midagi teha, tead, et peaksid seda tegema ja ikkagi lükkad selle edasi? Kontrolltööks õppimise asemel koristad tuba, tähtsa kirja kirjutamise asemel vaatad YouTube'i või võtad telefoni lihtsalt korraks kätte ja avastad, et pool tundi on möödas. Paljud arvavad, et põhjus on laiskuses või tahtejõu puudumises. Uuringud näitavad aga, et enamasti on põhjus hoopis mujal. Täna vaatame, miks me asju edasi lükkame ja mida saad teha, et sellest harjumusest välja tulla. Edasilükkamine ei tähenda tavaliselt seda, et inimene ei hooli oma eesmärkidest. Sageli lükkame edasi just neid ülesandeid, mis on meie jaoks kõige olulisemad. Eksamiks õppimist, mingit tööprojekti või keerulist vestlust. Miks? Sest need ülesanded tekitavad sageli ebameeldivaid tundeid. Võime karta eksida, läbi kukkuda või lihtsalt mitte teada, kust alustada. Uuringud näitavad, et edasilükkamine on paljudel juhtudel seotud just nende tunnete vältimisega ja mitte laiskusega. Kui ülesanne tekitab stressi või ärevust, otsib aju kiiret viisi enesetunde parandamiseks. Kõige lihtsam lahendus on teha midagi muud. Telefon, sotsiaalmeedia või isegi toa koristamine annavad ajule kiire tunde, et enesetunne läks paremaks. Probleem on selles, et see kergendus kestab lühikest aega. Ülesanne ootab endiselt ees ja sageli tunneme end hiljem veel rohkem süüdi. Nii tekib nõiaring. Mida rohkem edasi lükkame, seda raskem tundub uuesti alustada. Hea uudis on see, et seda harjumust saab muuta. Selle asemel, et mõelda kogu suurele ülesandele, keskendu ainult esimesele sammule. Kui pead kirjutama referaati, ava lihtsalt dokument. Kui pead õppima 2 tundi, loe esimesed 5 minutit. Väike algus vähendab ajus tekkivat vastupanu ja teeb järgmise sammu lihtsamaks. Sageli ei ole kõige raskem töö ise, vaid alustamine. Veel üks levinud eksiarvamus on see, et enne tegutsemist peab tekkima motivatsioon. Kohe tuleb motivatsioon ning siis alustan tööga. Praktikas juhtub sageli vastupidi. Kui oled juba alustanud, muutub ülesanne tuttavamaks ja vähem hirmutavamaks. Iga väike edusamm annab ajule märku, et saad sellega hakkama. Just seetõttu kasvab motivatsioon sageli tegutsemise käigus, mitte enne seda. Tasub tähele panna ka seda, mis olukorras sa kõige rohkem asju edasi lükkad. Kas sa oled siis väsinud? Kas ülesanne tundub liiga suur või kardad, et tulemus ei saa piisavalt hea? Kui oskad põhjus ära tunda, on lahendust lihtsam leida. Mõnikord aitab puhkus. Mõnikord ülesande väiksemaks jagamine ja mõnikord lihtsalt teadmine, et ideaalset tulemust ei ole vaja kohe esimesel katsel saavutada. Aitäh, et vaatasid! Kui see video pani sind korrakski mõtlema, miks sa mõnda asja edasi lükkad, siis on ta oma eesmärgi täitnud. Me kipume sageli uskuma, et probleem on laiskuses või tahtejõu puudumises. Tegelikult on inimese käitumine peaaegu alati palju keerulisem kui üks lihtne selgitus. Mõnikord on edasilükkamise taga hirm ebaõnnestuda. Mõnikord ülekoormus. Mõnikord soov vältida ebameeldivaid tundeid ja mõnikord lihtsalt tunne, et ülesanne on nii suur, et ei oska kusagilt alustada. Kui mõistame, miks meie aju nii käitub, on meil lihtsam oma harjumusi muuta. Proovi ühte asja, vali üks ülesanne, mida oled edasi lükanud ja tee ainult esimene 5-minutiline samm. Sageli piisab just sellest, et nõiaring katkestada. Vaimse tervise ja psühholoogia teemadel rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.